Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere head kuulajad, käes on 25. mai hommikupoolik 11, läbi 7 minutit on kell ja digitund on väga suur rõõm olla otse eetris kallitele raadiokuulajatele. Mina olen Hans Lõugas, Henrik Roonemaa, teine saatejuht. Võib-olla on meil saates keegi veel, saate kuulda, aga meil on aeg rääkida värsketest tehnoloogia uudistest ja kommentaaridest ja me alustame sellest, et Tallinna ja Tartu tänavatel veereb suur hulk uusi elektrilisi kaherattalisi. Me anname välja esialgu vähemasti digitunni ametliku hoiatuse ühe uue muidu väga toreda seadme kohta, mis müügile on ilmunud. Ja anname välja ühe selgituse väga suurt kuulajate vastukoja põhjustanud uudisi kohta eelmisest saatest ühtede moodsate kõrvaklappide kohta. Kohe on müügile tulemas Google'i uus telefon, mille detailid ja välimus ja kõik on suurejooneliselt lekkinud ja tundub esmapilgul palju lubav seade olevat. Aga saate teisest poolest katsume võtta pikemalt kõne alla selle, kuidas teha nüüd omale korralik kaugtöökoht väljaspool linna sel suvel, kui linnas ei taha olla ja välismaale minna ei saa. Kuidas panna tööle arvuti, lisaseadmed ja see kehv internet, mis ikkagi ei ole väga hea maal. Nii et räägime sellest. Digitund. No nii, võtame siis digitunnil esimese uudise lahti ja meil toimikust vaatab vastu tõukeratas. Ja Hans, millega sina täna siia stuudiosse üle 2 kuu esimest korda ilmusid? Elektriautoga. Nagu tavaliselt. Neljarattalisega. Mina ilmusin ka elektrijõul, aga ametikohustus nõudis, et ma muidu oleks tulnud võib-olla trammiga või jala või jalgrattaga või võib-olla isegi autoga, aga ma arvan, nädalakene on Tallinna tänavatel uus elektri tõukeratta rendi pakkuja, mille nimi on Tuul. Ja ma leidsin, et ma pean selle siis järele proovima, et mis see Tuul siis endast kujutab. Tuul on Eesti idufirma GoModule toode. GoModule on tegelikult see, kes valmistab mooduleid, neid elektroonika mooduleid, mis on väga paljude elektritõukerataste peal. Need on siis need asjad, millega sa näed, et äpist, et kus see ratas asub ja ta suhtleb internetiga, ta saab kinni lahti lukustada. Ja nüüd on siis GoModule otsustanud ka valmistama hakata ise enda rattaid ja pakkuma ka ise seda renditeenust. Nii et te näete sellised kirjud, tuulerattad vähemasti Tallinnas on väljas ja mitusada tükki ja ma pean ütlema, et nii palju, kui mina olen elektritõukeratastega sõitnud vähemasti nende rendi omadega, siis ka kõik need firmad tegelikult siiamaani on ju kasutanud neid tavalisi nii-öelda poest saadolevaid tavatarbijatele mõeldud rattaid rendiks. Ja nende pluss on see, et nad on nendele firmadele suhteliselt odavad osta. Nende miinus on see, et ega nad väga hästi vastu ei kipu pidama ja see on kogu selle ärimudeli tegelikult kõige suurem miinus, et need seal tänaval üldiselt väga palju neid ju ei varastata ja lõhuta, et need numbrid Tallinnas vähemasti on väga-väga mõistlikud olnud. Aga tänavad lõhuvad, need augulised tänavad. Ja ebamugav on sõita nendega tegelikult ikkagi ka, sellepärast, et nad ei ole mõeldud tegelikult selle jaoks, et nad päevast päeva mööda, ja tõesti mööda Tallinna tänavaid nüüd ringi vuravad, et Tuul on nüüd siis, ta on nagu maastur, ma ütleks, nagu elektritõukerataste limusiin maastur. Ta on võrreldes nende teistega palju suurem, palju raskem, nii et kui on vaja äärekivist kuskilt üle saada, siis on tõsine ikka tegemine temaga, aga tal on suured paksud õhkkummid all ja ta on ülistabiilne. Nii et kui ma oma kodusest kalamajast siia Sossimäele temaga veeresin mööda igasuguseid pindu, mis vahepeal ette jäävad ja vahepeal on rattatee ja vahepeal ei ole ja Tallinna värk on ju. Siis tegelikult on ikkagi täiesti teine tera. Nii et ei ole siis ainult selle firmal nagu endale eelis, et et ratas ei lähe kohe katki ja investeering kestab kauem, nad ütlevad kodulehel, et 5 aastat kestab üks ratas, aga sõitja perspektiivist sa siis tunned ka, et on teine moodi nagu Ja väga teistmoodi on, et kui mul nüüd oleks valida, et seisan näiteks tänaval, lähen vaatan, et on seal 3-4 pakkuja rattad kõrvuti ja kui need teised pakkujad kasutavad endiselt neid nii-öelda tavalisi poest ostetavaid rattaid, siis ma kindlasti võtaks Tuule, sest sõidukogemus on lihtsalt niivõrd palju parem. Nüüd
ega muidugi on ju selge see, et Go-Module ei ole ainuke firma maailmas, kes oskab teoreetiliselt teha häid rattaid. Et küsimus on ju selle ratta oma hinnas, eks ole, et kui need renditeenuste pakkujad peavad neid ostma tuhandeid, et mis see ühe ratta hind tuleb ja mina ei tea, kui kallis see tuule hind tuleb. Rendi hind on tal sama kui teistel pakkujatel, et 1 euro on alustustasu ja 15 senti on minut edasi. Ja need on siin väljas, ma arvan miskipärast, et ega nad ei ole mõelnud, ma arvan, et tegemist on sellise testiga. Et nad on teinud need rattad valmis, nad tahavad neid üle maailma hakata igale poole müüma, aga neil peab olema näidata nendele suurtele ostjatele ka ette, et kuidas need rattad siis ikkagi iga päev liikluses käituvad, kuidas nad vastu peavad. Sest nad ise on välja käinud numbri, et sõiduki eluiga on vähemalt 5 aastat. No võt jah, päris pikka aeg. Ja nende teiste tavaliste tõukside eluiga loetakse ju nädalates. No, mitte küll Tallinnas, aga see keskmine, mis üle maailma on kokku, see on heal juhul mõni kuu. Ja nüüd tuleb tuul ja ütleb, et see on 5 aastat. Ja isegi kui see ratas on kõvasti kallim, kui see tavaline, mis see Segway ja mis nad on, siis kui ta tõesti on 5 aastat, siis see kogu selle ärimudeli, ma arvan, muudab järsku mõttekaks. Sest see on põhiline, mida kõik need jumpid ja birdid ja laimid ja mis nad on, see põhiline probleem kogu selle ärimudeli juures on just olnud see, et see ratas ei pea vastu. Ja no ma arvan, et siin tuleb väga varsti sul hea võrdlusmoment, sellepärast, et Bolt, mis eelmine aasta Tallinnas pakkus oma tõukarattaid, avas nüüd praegu juba Tartus, kus on siis Segway 9bot ES4 tõukarattad, mis on need samad tavalised, eks. Aga Bolt on juba siin kuulutanud, praegu saate eetris minuku ajal pole veel midagi Tallinnas näha, aga on kuulutanud, et tuleb Tallinnasse mingisuguste uute ratastega, mis on siis need selle sama ühe teise Eesti firma oma. Stigoga koos tehtud, et saab näha. Siis sa saad näha, kumb siis, väga huvitav on see, et kui hinnatase jääb samaks, et siis läheb konkurents sellele esiteks saadavusele, kui palju need rattad tänavatel on, et kas sa saad siis võtta või ei saa, kui sul vaja sõita, ja teiseks siis sellele kvaliteedile, et kui mugav on sõita, et hoopis uuel tasemel. Ja huvitav on see, et see tuul kasutab ka või proovivad nagu tekitada sellist rohelist jutupunkti oma selle teenuse külge. Et nad ütlevad, et tehases kasutatakse rohelist energiat ja laadimiseks pole tarvis rattaid diiselkaubikuga kuhugi vedada. Kus nad siis teevad? Öeldakse, et seda tehakse koha peal. No tänaval ei saa ju lõpetada. Ja kui ratast on vaja vedada, siis kasutatakse pigem gaasil riikuvaid sõidukeid ja ratas on tehtud seal 40% ulatuses taaskasutusest ja 90% rattast on omakorda taaskasutatav. Et ma arvan, nad võtavad, proovivad kogu seda tõukeratta äri, kogu seda kriitikat, mis selle valdkonna suhtes on üldse ju esitatud, et nad hakkavad seda teatud nurkadest nagu murendama ja proovivad näidata, et seda saab teha rohelisemaks. Ma loodan, et neid saadab edu, sest ei, see on kihvt. Väga tore oleks, kui Eesti firma suudab maailmas midagi suurt teha. Jõuame siia tegelikult mainida ühe tõukeratta uudise veel ära ju, sest et see tuul pole ainus. Pole ainus uus tegija. Ainus uus, jah. Et Prime nime kandvad rattad on ka Tallinna tänavatel juba, mille taga on siis tegelikult nagu maailma mõttes suur tegija Ameerikast tulnud Bird, kes pakub täpselt sama hinnaga sõitu, aga nende samade vanade tuttavate nii-öelda baasratastega. Jah, see Prime on, ma ei tea, kas nad on tänasest või ma ei tea, või nädalavahetusest või kuidas väga äsja on nad Tallinna tänavatele tekkinud ja selleks tuleb alla laadida, ma ei tea, selle nimi on miskipärast Prime, mitte Bird, ma ei tea miks, aga äpp, mille sa saad tõmmata või peaksid tõmbama, on ikkagi Birdi äpp või mina ei tea, võib-olla Prime'il ka oma äpp, aga mina tegin oma Birdi äppi lahti ja sinna nad kenasti välja ilmusid ja Bird on tõesti suur tegija üle maailma. Ja ma arvan, et ei ole välistatud, et me näeme mingeid uusi tegijaid veel ja Citybee sel aastal siis ei tule oma tõukeratastega ja Bolti omasid pole praegu näha vähemasti Tallinnas, aga ma olen täitsa kindel, et nad ikkagi tulevad välja ja nagu sa ütlesid, et ilmselt me näeme siis uusi rattaid ka ja nüüd ka see uus seadus ju on ta nüüd vastu võetud või kohe vastuvõtmisel, et see natukene nagu selgitab siis seda olukorda, aga Tallinnas ikkagi, no ütleme, et selle tuulerattaga oli juba täitsa okei ikkagi veereda, et ei tundunud enam väga ohtlik see asi.
Aga tuuline oli, eks? Hommikul oli päris külm, käed külmusid ära, aga ma paneks ikkagi kiivri seljakoti külge klõpsakaga igaks juhuks, sest et kuskil autode vahel niimoodi. Väga mõistlik. Aga need kummirattad muide, see muudab asja põhimõtteliselt, et väiksemad äärekivid, ma ei tea, asfaldi külma kergitused, kas või need sellised kruusased nii-öelda kergliiklusteed, mida meil siin Tallinnas kahjuks on palju seda, jah. Need olid ikkagi sellele tuulerattale, ei olnud mingi probleem, et sai väga hästi sõidetud ja ma pidin isegi lõikama natuke läbi vanalinna nurga, mis selle tavalise tõukerattaga on sisuliselt võimatu. No tuulerattaga oli ebapugav. Oli tehtav, aga hea meelega ma siiski seda ei kordaks, aga ma arvan, et kui seda renditõukeratast teha, et siis see tuule lähenemine on hea. Ta on ikkagi palju mitmekülgsem. No saame näha, kuidas neil läheb. Meie läheme siit pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja õiendame ära ühe sellise segadust tekitanud küsimuse. Paljud kuulajad on meile kirjutanud ja küsinud, et Glen Pilvre rääkis Huawei pisikestest kõrvaklappidest, mis on müra emaldavad ja maksavad alla 100 € ja inimesed hakkasid siis kohe otsima, et mis klapid, mis värk on ja ei ole leidnud ja erinevad mudelid on FreeBuds 3 ja Lite ja 3i ja ükski ei ole selle 99 € hinnaga, mida Glen kõigile lubas. Hans, räägi. Ei saanud Gleni kätte praegu, et ta siin kuulajatele aru annaks, aga tõsi on see, et see mudel, mis temal oli juba käes testimises, kannab nime Huawei FreeBuds 3i ja selle eristab teistest siis ta on kummiotsikutega, püsib kõrvas ja isoleerib paremini heli, tal on aktiivne mürasummutus ja ta on nii värske mudel tõesti, et seda eurotsoonis ei ole veel ametlikult müügil, leiab igasugused vahendajaid ja Amazonis on selle hind näiteks Saksa Amazonis kuskil 120 €, aga Eestis seda veel ametlikult müügis ei ole, nii et ei saa öelda, kas see 99 € on nüüd õige hind või on ikkagi sellest paarkümmend eurot kallim, aga umbes sinna vahemikku jääb 100–120 € Huawei FreeBuds 3i. Aga ma vaatan, sina kannad Radmel ühte uut kella või midagi taolist, mingi must võru see on? Ma kannan uut musta võru, eks, mis näitab ka kellaaega. See on üks huvitav asi. Me lubasime saate alguses, et me anname välja hoiatuse ja nüüd ma sellega annan. Igal pool, kus otsite, kus kirjutatakse, et mis on siis parim selline aktiivsusmonitor, mida praegu võiks osta. Tundub see uus Fitbit Charge 4 olevat number 1 valik. See ta on natukene suurem kui Fitbit Inspire HR, mis on hästi õhuke, hästi minimalistlik käevõrd. See on natuke laiem, mugav on vaadata seda ekraani siin ja ma ei tea, kui oled rattaga sõitmas või jooksmas näiteks. Ja kõik on väga tore, ta asendab siis Charge 3, hind on umbes 150 € ja see on tõesti väga hea. Aga siin on üks huvitav aga, mida miskipärast mitte kusagil mina ei lugenud, et suurte tähtedega oleks kirjutatud ja asi on selles, et üks peamisi erinevusi selle eelmise mudeli ja siis praeguse Charge 4 vahel on see, et Charge 4 on sisse ehitatud GPS. See võiks ju olema positiivne. Et see on väga positiivne ja nendel teistel tavaliselt käevõrudel on niimoodi, et kui sa käivitad selle treeningrežiimi, ütled, et ma hakkan nüüd jooksma, siis ta tulemusena äpis näitab sulle ikkagi ilusti, teeb selle raja, et kus sa jooksid ja kui kiiresti ja mis need kõrgused ja kõik asjad olid. Aga kui tal endal GPS ei ole, siis ta kasutab selleks telefoni GPS-i. Telefon on taskus, nad on Bluetoothi ühendatud ja kõik on väga hästi. Isegi need odavad teevad seda. Nüüd, kui sa GPS-i siia kellase sisse ehitad, siis sa võid jooksma minnes telefoni koju jätta, kui sa tahad seda või rattaga sõitma minnes. Ta näitab ikka, kus sa käisid ja kui kiiresti sa sõitsid, sest ta on GPS sees. Nüüd, huvitav asi on see, et kui selle Charge'i aku eluiga on muidu umbes nädal aega, siis GPS-i sisse lülitades kahaneb see mõne tunnini. Nii et kui sa oled arvestanud, et sa nädalas korra teda laed, väga ei viitsi vaadata seda, et mis see aku on ja lähed näiteks rattatiirule paari tunnisele, siis on väga võimalik, et poole sõidu pealt lihtsalt sul aku saab tühjaks. Ja näiteks siseruumide treeningus, kus sul miskipärast peaks olema, ma ei tea, sõidad rattaga mööda manees või jooksed näiteks staadionil mingid ringe, siis ta või sisehallis näiteks, siis ta ei tea üldse mitte midagi, sest GPS-i nähtavust tal seal ju ei ole, katus on pea kohal. Ja loogiline oleks nüüd see, et see kell, kui telefon on lähedal, kasutaks endiselt telefoni GPS-i, sest see praktiliselt akut ei kuluta.
ja telefonil on akut küll ja veel selle GPS-i jaoks. Sest ta on Bluetoothiga ju ühendatud kogu aeg telefoniga. Ta on niikuinii ühendatud ja ütleme 99% sul niikuinii on see telefon kogu aeg kaasas, kui sa kuskile lähed, on ju. Ja oleks igati mõistlik, et kui tal on võimalik, siis ta kasutaks telefoni oma. Ja telefonil on see A-GPS, mis tegelikult on täpsem ja kasutab andmesidet. Kasutab natuke mobiilivõrgu abi ka selle positsioneeringul, siseruumides ei ole probleemi, kõik on hästi, on ju. Ja et ainult siis, kui ta telefoni ei leia, siis ta lülitaks selle sisseehitatud ja akuröövelliku enda GPS-i peale. Aga miski pärast on Fitbiti inimesed selle võimaluse lihtsalt üldse kõrvale jätnud. Ja et GPS-i ja näiteks ka tõesti joostes või rattasõidus kogu selle info lugemine on võimalik ainult siis, kui sul on otse nähtavus satelliidiga ja ta kasutab enda GPS-i. Ja see tekitab terve hulga igasuguseid probleeme. Nii et sa saad minna ikkagi enne pead täis laadima oma Fitbiti, kui lähed trenni tegema ja pärast tuled tagasi. Pärast pead, jah. Et sul on nädalaajase aku vastupidavusega seade, mille aku pärast sa pead siiski kogu aeg muretsema. Ja Fitbiti foorum on täis inimesi, kes küsivad, et kas see tõesti on võimalik, et miks te nii tegite? Et andke siis vähemasti võimalus mulle valida, et mis GPS-i ta kasutab. Ja seal on väga vastuolulisi signaale, et just kui Fitbit on lubanud, et nad tarkvara uuendusega toovad selle võimaluse. Aga teistpidi jälle seal ka kirjutatakse, et kui te tõesti soovite, hääletage siin, et siis me anname selle oma tiimile edasi selle soovi ja ongi väga segane. Ja hetkel ma ütleks, et kui sa kavatsed kasutada seda seadet trenni tegemiseks ja tahad näha neid andmeid, siis tuleb minna ja osta see Charge 3, mis on ka vist 50 € odavam, see on vana mudel, muidu peaaegu täpselt sama hea, seal väiksemaid erinevusi on veel, aga kuni nad seda tarkvara uuendust välja ei too, siis mina küll ei julge kellelegi soovitada, et mine osta 150 € eest asi, mis paaritunnise rattasõiduga põhimõtteliselt võib tühjaks saada. Nii et lihtsalt väike hoiatus, muidu väga hea asi, aga kui see tarkvara uuendus tuleb, ma saan kohe teada, ma ütlen siis mõnes saates. Asi, mis tundub sellest paberi peal ja tootekirjelduses väga hea, tore, mõnus, aga praktilises elus näed, on selline puudus. Ja ma ei saa aru, ka kõik väga lugupeetud lääne mingid testijad, kes kõik tehnoloogia väljaanded, kõik kasutavad need Fitbiti jutupunkte, et kui geniaalne see on, et GPS on nüüd sisse ehitatud ja nii hea ja kuskil ei ole selle kohta mitte midagi kirjas. See tundub mulle võimatu, aga ometi on see nii. Meil on veel mõni minutike aega, et vaadata üle ühe uue kuuma telefoni ülevaade, mis peaks tulema nüüd lähikuudel, võib-olla maikuus, aga ilmselt suvel, mis on siis Google'i Pixel. Ja Google'i Pixeli siis järjekordne mudel 4A, mis on siis odav versioon. Nii-öelda odav, aga kui vaatad neid tehnilist omadusi, siis ei tundugi nagu väga odav. Ta peaks tulema umbes sama hinnaga kui uus iPhone SE. Et Ameerikas räägitakse seal ikkagi alla $400, mis siis Eestis, ma arvan, tõlkub sinna kuhugi 400-500 vahele, aga uue kvaliteetse telefoni kohta, ma arvan, see on väga, väga hea. Tal on, kui Apple läks selle peale, et ekraan ja kõik oma SE-l, see välimus jäeti vanaks ja pandi kiire protsessor, siis Google läheneb teistpidi, et see välimus on uus, ekraan on servast servani, aku muide sellel säästukal on suurem kui tavalisel Pixel 4, kus see aku vastupidavus oli kriitika all ja ootame seda suvel müügil, nii et on tulemas ja loodetavasti hea hinnaga, et hoiame silmad lahti. Aga jälle ainult ühe kaameraga, nii nagu see kaameraga, SE. Mis on tegelikult, et Google teeb seda tarkvarast, seda portreerežiimi üli hästi. Et ma sellest ei tunneks puudust, aga lainurka on neil tarkvaras väga keeruline teha. Et sa laiemaks seda pilti nagu enam ei saa, et sellest on kahju, aga ma arvan, et siit võib tulla tegelikult päris hea telefon. Kas me jõuame veel koroona kontakt? Ei jõua. Lähme parem pausile. Lähme pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere head kuulajad, alustab jällegi digitund, pausilt tagasi oleme ja meiega on nüüd stuudios liitunud üks külaline, kelleks on Imre Nõmmik Elisast. Ja temaga me tahaksime rääkida koos sellisest aktuaalsest, põletavast ja hingelähedasest teemast nagu kaugtöö. Ja mitte niivõrd kaugtöö, vaid siis digitaalne elu, mis iganes punktist, nii armsad Eestimaalt, et saaks teha kõike seda, mida me saame teha oma suurepärastes kontorites ja linnakorterites, kus meil on väga hea tehnika, väga head ühendused, aga et me saaks kõige selle viia ka siis linnast välja. Ja, Imre, te olete Elisas ju olnud nüüd paar kuud kaugtööl, on ju? Tere! Kontor on tühi.
Täna hommikul käisin kontorist läbi, ma olin ainukene inimene maja peal. Ja teil on ju mitusada töötajat, eks ole? Meil on seal ligemale 1000 on kokku, et seal on ikkagi üle 500 töötajat, et see on nagu siuke ghost ship näeb välja. Jah, leidsid veel üles oma laua ja kohvimasina? See on veel meeles jah, et kus laud on. Aga tõsi ta on, et kohe saab 3 kuud, kui on kontorist väljas oldud ja väga erandkorras on käidud siis koha peal. Kus, ma mõtlen, puhtfüüsiliselt, kus sa oled töötanud? Kes köögis, magamistoas, on sul oma mingi kabinet kodus või? Mul on küll eramaja, aga kabinetti kahjuks ei ole, et minu tagumik on võtta täitsa köögitooli kuju. Ja teed videokonverentsi, nii et mustade nõude hunnik on taustaks või oled sa pannud? Ma kuskil nägin, et on müügil tooli seljatoe külge kinnitavad need rohelised taustad. Nagu telestuudiotes kasutatakse, et siis sinna rohelise tausta peale sa saad kuvada mingi palmisaare või midagi. No õnneks Teamsil on juba see funktsionaalsus olemas, et sa saad igasugused taustad ja basseinipildid taustaks panna nagu endale. Ja. Teamsil ja Zoomil mõlemad sa võid panna ka kas või foto oma kontorist näiteks. Ja siis oled nagu tööl. Aga mina lülitsin selle ühel koosolekul sisse ja selle peale mu arvuti läks üleni punaseks, kõik ventilaatorid hakkasid huugama täiega ja inimesed ütlesid, et nad ei kuule mind. Võib-olla sulle seljas roheline särk, mis tegi siis selle ka ja hulluks selle algoritmi. Aga tegelikult on, ma ei tea, mis sinu kogemus on, Imre, kas saab tehtud, kas sa oled produktiivsem, kas sul on töö ja puhkeaja mingi vahe enda peas tekkinud? No Elisa iseenesest on olnud sellisel kaugtööl ju väga ammu juba, et meil on seda juurutatud, aga nüüd me oleme siis nagu täitsa kontorist välja lükatud. Ma ütleks, et kui asjad on paigas, siis sa oled produktiivsem. Et sa saad oma asjad tehtud selleks, et sul on mingi siht silme ees, et sul muru vajab niitmist, nagu sa ütlesid, et sul oli maal vaja muru niita, et sa teed oma tööasjad nagu kiirelt ära, siis lähed lükkad selle muru maha ja siis tuled ja vaatad neid meile uuesti edasi. Et mina küll tunnen, et ma olen produktiivsem. Teil on Elisas nüüd käima lükatud kaugtöömärgise konkurss, kas see on mingi selline vimpel, mida ma panen laua peale ja ütlen, et ma olen kaugtöö? See on digitaalne vimpel, et seda saab kandideerida siis iga ettevõte smartworks.ee kaudu, kus on küsimustik. Ja see on digitaalne märgis, et kuna see on, me siis töötame digitaalselt kuskil, et siis väga imelik oleks anda mingi klaasist karikas või siuke vimpel laua peale. Et see pigem on selline märgis, mida millest seda saab või mis tegema peab selleks, seda tead sa öelda? Seal tuleb täita ära küsimustik siis, kes siis alustab selle kaugtööga, kellel on võib-olla juba see olnud pikemat aega. Ja siis on võimalik kandideerida, et siis käib žürii koos ja valib sealt nagu välja. Parimad kaugtöötajad, jah? Parim kaugtöötajad. Ma küsin veel ühe küsimus sinu enda kohta ka, teie kollektiivi kohta, et kui sa ka mitte ainult iseennast ei vaata, vaid kolleege, kas nüüd on pigem inimestel kõrini sellest kaugtööst, tahavad nad tagasi kontorisse või tundub, et teil nagu inimesed tahavadki jääks nii? Inimesed on ju sotsiaalsed ja selline sotsiaalne suhtlus kas või mingite uudiste vahetamine, et sa võid päevast päeva seal videokonverentsi teha, aga siuke sotsiaalne vajadus on inimestel ikkagi. Et täna võiks öelda, et paljud kibelevad ikkagi kontorisse tagasi. Mul on ka tunne, et mingi muutus tõenäoliselt ikkagi inimeste ja asutuste sellises käitumises on tekkinud, et ütleme sellise pooletunnise jooksva koosoleku pärast kuhugi teise linna otsa enam ilmselt hea meelega keegi ei viitsi sõita. Ei, seda enam ei juhtu. Jah, aga et samas ma ei usu ka, et see nüüd on nii, et me istumegi ainult on ju oma köögis läpaka taga ja 100% teeme. Et me ilmselt leiame mingi sellise hübriidi, aga selles mõttes see kriis on kindlasti kasuks tulnud, et ka paljud meil Geeniuses kliendid on ju väga suured ettevõtted ja me teame, kui raske on suures ettevõttes neid harjumuspäraseid protsesse, eks ole, ju pöörata, et kas või juurutada mingisugust, mis iganes Teamsi või Zoomi, see kõik võtab aega ja ettevõtted ikkagi on väga kiiresti, mulle tundub, selle käima pannud. See oli selline sunni olukord, sama nagu eestlane ju vihkas e-poodi, aga täna on kõik saanud e-poest oma asjad tellitud ja telefonid remonti saadetud nagu kullerite ja asjadega, et enne seda kriisi ei oleks see tulnud nagu mõttessegi. Mõtlesin, me võiksime tänases saates, kui me sellest kaugtööst räägime, et sellist nagu pehmet juttu on väga palju räägitud kaugtöö kohta, eks ole. Aga et kuna meil on tehnoloogia saade, et võtaks selle puht tehnoloogilise aspekti nagu vaatluse alla. Ja sinul on, ma vaatan ka MacBook laua peal nagu mul on ju. Kas see on sinu põhiline töövahend, et kas selja peale ei hakka või on sul kodus mingisugune professionaalne kaugtööjaam koht tekitatud? See on mu professionaalne kaugtööjaam, mille külge läheb siis üks juhe.
aga selle ühe juhtme taga on umbes 100 juhet veel, et kuna mina tegelen seadmetega, siis mul on väga palju seal juhtmed, et kahjuks raadiopilti ei näita, aga mul on küll pilt olemas enda kodusest töölauast, et meil on võimaldatud, et on lisakuvarid, klaviatuurid, hiired, on võimalus olnud inimestel ka oma töötool kaasa võtta, kes on tahtnud. Ja samas ega, nagu sa ka mainisid, et siuke leidlikkus, et tuleb sahtlitest vanad mingid asjad välja otsida ja nendest nagu ehitada endale siis piisavalt mugav asi. Kuidas sul on? Sa oled ka kaugtööl olnud, et... Ja ma tahtsin just hakata kohe kinni sinu sõnasabast, kui ma tehnoloogia saade on, räägime sellest, sul tuleb üks juhe välja sinu Macist ja seal on palju teisi juhtmed küljes. Mida sina kasutad, et selleks, et sellest ühest juhtmest teha mitu juhet? Mul on siis tavaline Type-C adapter, mis siis pildi paneb kuvarisse ja sealt tuleb siis USB-ga järgmisse USB haabi. Oota, kuvarist siis, kuvari küljes on USB haabel omakorda või? Jaa. Okei. Ja seal siis tuleb 10 USB juhet välja ja igasuguste muude tarvikute jaoks mul. Aga miks sa seda läbi kuvari jooksutad? Kas sul on mingi ja mul on kuvari taga on nagu haab eraldi veel. Okay. Selline professionaalne nagu, et ja siis seal küljes on siis sul, ma ei tea, mis asjad, mingid printer, scanner, klaviatuur, telefonid, kõik mis peavad olema. Seal, jah. Et lihtsalt selle mugavuse pärast, et kui ma tahan diivanile visata ja meile sirvides, ma pean ühe juhtme lahti kitkuma, mitte nagu mitut juhet. Aga laadija siis käib ka läbi, laadija on eraldi või? Laadija on eraldi. No. Ja see on ka USB-C, eks ole, vähemasti paljudel tänapäeval meil. Mina nagu kriisi alguses vedasin ma kontorist ära sellise asja, mis on, peal on kiri ThinkPad, nagu Lenovo sülearvuti jupp, see on siis ThinkPadi dock, mis on ülimalt hea. Sul on Mac, vabandust. See pole vahet. Seal on USB Thunderbolt dock, ehk siis sülearvutile paned ühe juhtme järgi, see läheb sinna docki ja see laeb sülearvutit. Ja samas selle docki külge saad panna kõik USB seadmed, erineva väljundiga HDMI või DisplayPort, sellised videoväljundid, ta on siuke kolakas, maksab üle paarisaja euro isegi, aga ülimalt siis selline universaalne, et sa paned ühe juhtme sellele arvutile külge, ta teeb sul juba kõik ja sul tööjaam töötab. Et ta on vähe suurem investeering, kui lihtsalt nagu vanad hästi ära kasutamine, ta ikkagi maksab, aga ta on ülimitmekülgne. No inimene on mugav, et see juhtmete toppimine, see on ju siuke 10 sekundit, aga me tahaks ikkagi võita seda, et see dokk on lihtsalt mugav. Aga mida ma veel praktiseerisin, et väga paljud ju Samsungi tipptelefonid lubavad Samsung Texi kasutada. Ehk see on samamoodi, et sa paned sinna siis selle adapteri vahele, sealt tuleb HDMI sul kuvarisse, sinna paned klaviatuuri ja hiire külge ja see ei ole nagu telefoni pilt sul, vaid Samsung Tex on see, et tekitab Android arvuti sulle. Ta ei ole nagu selline kõrgema klassi tööjaam, aga sa saad oma kontoritöö ära teha, Excel, PowerPoint, Word, meilivahetus, sotsiaalmeedia ja ega sul täna rohkem ei olegi midagi vaja. See on Linux tegelikult ju. See on Linux. Sul Linux on the desktop on selle asi nimi. Nii, et sul on kuskil on klaviatuur, hiir, kuvar, seal on üks juhe, sa lähed, paned oma Samsungi telefoni sinna külge. Ja sul kuvari peale tekib arvutivaade. Ja telefonit sa võid kasutada ja sirvida veel kui telefonile, et ta ei võta telefonilt pilti ära. Ja ma olen sellest kuulnud, ma ei ole kunagi seda kasutanud. Ma pole kunagi näinud ühtegi inimest, kes seda päriselt kasutaks, nii et meil on Imre stuudios. See on selline asi, et sellest ei räägita palju, aga see on seal telefoni sees olemas. Et lihtsalt vahest lükkad. See sama ThinkPadi dokki, paljud telefonid toetavad seda, et kui sa telefoni paned sinna külge ja sul tekibki tööjaam. Ja siis sul ei ole vaja isegi arvutit kuhu sul isegi ei ole arvutit vaja, jah. Nii et kui su töö on veebipõhine, eks ole, sa saad põhimõtteliselt, see on brauser ainult ju, mida see Samsung pakub või mingi LibreOffice'id või asjad ka? Ei, Microsoft Office'i tarkvara sees. Ehk siis see, mis sul telefonis on Microsoft Word ja Excel, see on siis suurel ekraanil näeb välja nagu suur. Jah. Lihtsalt makrode tegemine ja see on siis, ütleme, siukene ei ole nagu seal võimalik, et ta on vähe kärbitud. Aga tavainimese sellise funktsionaalsus seda tarbib ära ja enamgi kui veel. Väga head näpunetid juba siit, me läheme väiksele pausile ja siis räägime edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
digitund jätkub ja räägime edasi käepärastest vahenditest kontori ehitamisest ja Imrelt saime juba päris häid mõtteid siit. Henrik, sina ehitad ka omale maa kohta ajutist kontorit, kuhu saad tulla siis oma arvutiga. Mis lahendusi sina leidsid? Iga päev seal ju ei ole, aga on mingid perioodid, kus tõenäoliselt on vaja päris pikalt tööd teha ja kogu selle, mina olen ka ju märtsi algusest kodus istunud ja 2 asja ma olen veel rohkem hakanud lauaarvuti fänniks. Kindlasti suur kuvar, kindlasti päris klaviatuuri hiir, sest et see 13-tollise sülearvuti taga koogutamine päevast päeva ikkagi, see ei ole õige asi minu arvates. Mulle see ei meeldi ja see ei mõju füüsisele hästi. Ja teine asi, ma olen hakanud juhtmete fänniks. Kõik asjad, mida saab ühendada juhtmega, mina ühendan hea meelega. Võrk kindlasti, isegi klaviatuuri hiirist, et nad seal midagi ei saa tühjaks, on ju. Poole töö pealt ei pea hakkama hiirt laadima näiteks või sul ei teki mingit ühendust, sul on kiire, just kohe hakkab mingi, ma ei tea, Zoomi koosolek ja ma ei tea, Bluetoothiga mingi asi ei saa ühendust, see on lihtsalt peavalu. Nii et ma ühendan kõik juhtmega ja siis ma tegin maale sellise kasutatud asjade nurgakese, et ma ostsin 60, võib-olla 70 euroga ühe kasutatud kuvari, sain 24-tollise Full HD kuvari. Täitsa hästi kõlbab tööd teha sellega. Ja siis tõi välja klaviatuurid ja hiired ei maksa üldse mitte midagi. Kõige odavam uus täiesti kasutatav klaviatuur, mis ma nägin, oli 5 eurot. See oli mingi Lenovo täitsa nagu ärikasutaja klaviatuur. Ma natuke rohkem kulutasin, vist kulutasin kas 15 ja 20, ostsin ühe Logitechi. Täiesti superne selleks, et maal paar päeva näiteks tööd teha, mitte mingit probleemi. Ja siis hiirtega on ka, neid on ka minu meelest alates mõnest eurost. Aga on olemas, mulle õudselt meeldivad Logitechi need mänguri hiired ja 20 euroga saab sellise juhtmega mänguri hiire, millel on ülihea sensor küljes. Et väga erinevate pindade peal väga täpselt, väga mõnus hiir on ja sa saad ise sättida seda, et kui kiiresti sul see nool liigub ja kui tundlik ta on. Nii et see oli siis ütleme 70 ja 20 ja 20, sealt on 110 ja natukene seal ühendus ja kaableid ka veel, et tegelikult on USB-C dokk on siis, mille ma kuskilt Amazonist tellisin mõnekümne euro eest, kuhu käib külge laadija juba, mis on mul ka seal kogu aeg seinas. Nii et kui ma torkan selle USB-C dokki endale arvuti külge, siis arvuti on laetud, hiired, klaviatuurid, kuvarid, kõik on selle küljes ja tegelikult on olemas nendest dokkidest ka isegi võrguühendusega versioone, et ka see võrgukaabel võib seal kogu aeg tolkneda ja ülimugav ja ükskõik mis platvormiga sinna, mul on Mac, abikaasal on Chromebook on ja võib-olla kellelgi on Windows, et see USB-C maailm ikkagi, kui sa sinna sisse ennast sööd, see on ülimugav. See sama dokk, kõik samad asjad, paned külge ja töötab. Ja ainuke asi, mis ma pean maale minnes kaasa võtma, on oma sülearvuti. Ja kui ma ei viitsiks isegi seda võtta, ma tegelikult võiks kapist oma mingi vana Raspberry Pi välja otsida. Jälle 30 eurot. Ja võiks sinna külge lükata ja see sama, mis sa Imre ütlesid, et saab läbi telefoni teha, et sul on oma brauser, siis Raspberry's on samamoodi. Chrome püsti ja tegelikult ma ei peaks isegi arvutit valdavalt siis maale kaasa võtma. Aga oma läpakas asjad käe järgi. Aga mis saab siis, kui sul ei ole USB-C maailma? Siis on vist põhiline see, et laadimiseks on ikkagi eraldi igal sülearvutil oma tootjapõhine laadimisjuhe, eks? Siis tuleb eraldi laadida, et siis peab 2 liigutust tegema. Aga doki saad siis tavalise USB 3 doki ja ta teeb sama asja ära, eks ole. Ma ei tea, kas sealt USB 3, kas sealt HDMI tuleb välja või? Tuleb ikka. Okay. See tuleb, aga mure tekib siis, kui on veel vanemad arvutid, et USB 2 ja siis tuleb seda juhtmemaailma natuke rohkem. Siis on nagu halvasti rohkem, jah. Ja veel üks asi, mis ma olen avastanud, on see, kui on erinevad, kui mul on näiteks seljakott, kuhu ma sülearvuti lükkan, mis on selline tehnika seljakott. Ma ei tea, Nintendo visatakse sinna, kui ma lähen kuhugi, siis see on nüüd natukene selline konsumeristlik lähenemine, aga minu arvates on väga hea, kui kõik need miljonid donglid ja ühendused ja mingid kaablid, mis sul tänapäeval peavad olema, sul on selline varu pidevalt seal seljakotis olemas, et sul on üks seljakott, mis on kogu aeg komplekteeritud ja ainuke asi, mis sa pead tegema, on see, et sa viskad oma sülearvuti sinna sisse ja lähed. Sa ei pea kulutama, mööda maja ringi otsima, kus mul see üleminek on ja too üleminek on, vaid kulutad natukene raha, see ei ole tegelikult, need üleminekud ei maksa ju midagi. Täna enam nad ei maksa üldse palju. Et seal ka erinevat USB seal selle vana ja C vahel vahetamiseks on, ma ei tea, mõni euro sisuliselt. Väga mugav. Kuulge, aga internetit ei saa ju maal. Ja vähesed on need õnnelikud, kellel tuleb kuhugi maa kohta või väljaspool suurt linna väga hea kaabliga ühendus. Tihti on see kas lihtsalt ADSL või siis ikkagi tuleb võtta mobiilivõrk, eks.
Imre, mis sa soovitad esimese asjana, kui ma lähen näiteks maa kohta, vaatan oma telefoni pealt juba kuidagi levi on kehv ja kiirused on ka nõrgad. Mida teha? Noh, ega siin on tegevusplaani on väga palju, et kas nüüd paned tavalise ruuteri, investeerid nagu vähem või investeerid natukene rohkem, ostad sihukese tublima ruuteri, mida me enda ettevõttes nimetame termoseks, on selline välipott käib sinna juurde. Ja see on muide väga hea, see on mul kasutusele, ta on ülistabiilne, ta paneb kuude kaupa järjest, nii et restarti ka ei ole vaja ja kõik saavad hakkama. See on nüüd see, mille sees on need siis mobiilsed antennid, mis on kuskil õues, jah? See on õues ja siis nii-öelda katkaabliga tuleb sulle alla siseseadmesse, et tema pluss on see, et sa ei pea seda seadet ja antenni lähestikku sättima, et sa saad vabalt jooksutada enda kaablid ilusti nii, et need kuskilt linnulennult otsa ei tule. Ja jällegi soovitus, et kui teha nagu tööd, siis tööjaam võiks olla kaabliga selle siseseadme küljes. Selleks, et põhiviga, mis inimesed ütlevad, et internet on aeglane, ei ole internet aeglane, vaid see wifi on aeglane. Ja, lõppviimane sentimeeter või viimane sentimeeter on, või arvuti on valepidi. Ja tavaliselt inimesed peidavad oma siseseadme kuskil teleri taha või kappi ära ja siis juba see signaali levik on seal nagu halb. No aga oskate ka öelda ka, mis väljaminekuga tuleks arvestada, siis kui pütt saada, siis palju see termos maksab? See oli kas paarisaja või 100 euro juurde on see. Sest mina, kui on parem levi, mis ma avastasin, et on see, et mul on kuskilt leidsin selle tavalise taskuruuteri akuga. Ma arvan, et paljudel inimestel on neid. Ja tema mure on see, et tema see wifi leviala tekitamise võimekus on suhteliselt kehva. Ta on ikka ise pisike ja toa piires levi, aga seal, ma ei tea, terassile võib-olla enam ei levi. Ja siis ma jälle otsisin kapist välja oma mingi vana asuse ruuteri. Ja ruuterit on olemas selline asi nagu repeater mode. Kõigil kindlasti ei ole, aga minu asusel oli, mis sisuliselt tähendab seda, et ta võtab minu selle taskuruuteri tekitatud kehvakese wifi signaali ja võimendab üles. Nii et mul on põhimõtteliselt terve hoov korraga kaetud selle sama taskuruuteri wifi'ga. Siin üks nipp veel, et kui üksinda nüüd kasutad, siis see taskuruuter, kui arvutile USB-ga ühendada, siis ta on kui võrgukaart. Jah. Aga kui sul on terve perekond ja suguselt teised on siis wifi'ga, aga ise naudid nagu kiiret. Kusjuures sellel Huawei taskuruuteril on ju ka seadmete arvu piirang. 10. Jah, aga kui ma selle repeateri sinna vahele panen, siis ma arvan, et see enam ei kehti või kehtib. Ma ei tea. Kehtib ikka või? Ta saab aru. Mac aadress seda loeb ikka. Ai. Et see on see piirang jah, aga tänapäeval ongi võib-olla see häda, et me arvame, et mina ja minu pere on nagu mobiilsele internetile kliendid. Tegelikult ei ole, vaid meie käekellad ja konsoolid ja arvutid on need kliendid. Et kodudes, väga paljudes kodudes on läinud see ka 64 seadet lõhki. Kõik on ostnud endale wifi pirnid ja aeda pannud ilusad wifi pirnid ja kõik juhitavad. Täpselt, ma tahtsin öelda, et vahepealne versioon siis selle suure püti ja väikse taskuruuteri vahel on, ma olen veel seal tasemel hetkel, et on lihtsalt see tavaliselt seinapistikusse minev kapipealne mobiilside ruuter on ju, mis tegelikult ma märkasin ka, et ühenduse kiirus paranes võrreldes telefoniga selgelt kindlasti. Ja tal on see 64 piirang, mitte siis see 10 piirang, mis on taskuruuteril. Aga kindlasti tal ei ole seda levivõimekust, mis katusel oleval antennid. No see katusel oleval ta võtab õue levi sul ikkagi sisuliselt ja selle kiirus, et kui sa juba paned tuppa, siis on sul juba seal läbi seinte ja langenud. Aga minu taskuruuteril ma avastasin ka mingi antenni pistiku moodi asi küljes. Täitsa on, aga neid enam ei kasutata, ütleme nii. Aga kas mingi antenn on olemas, mis sinna saab panna või? Veel on saada. Ja meie saate lõpuks ma siis ütlen, et vaadake ka oma internetiühenduse pakett üle, sellepärast et tund aega Zoomi konverentsi neelab oluliselt rohkem gigabaite, kui te kunagi oleks võinud arvata. Ma olen 2 korda upgrade'inud sellel kevadel ja nüüd ma olen 100 giga juures, no vaatame. Aga digitund on sellega läbi. Aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume järgmisel nädalal. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.